Aga meil on nüüd algamas paneeldiskussioon, mille pealkirjaks on pandud inimeste, tehisintellekti ja robotite koosloomest tekkivad võimalused Ida-Viru ettevõtetes. Ma saan aru, meil on siin 4 inimest ülikoolidest ja 1 mees ettevõttest, ehk siis 4 meest räägivad, mida nad teevad ja 1 mees vist räägib, mida võiks teha. Ja lähme selle ringiga siis sedasi minema, et annan teile kõigile otsast sõna. Ja siis, armas publik, eriti siin saalis, palun teil julgelt küsida küsimusi, proovime sellest teha tõesti heas mõttes arutelu ja korraldajad ütlesid, ei pea jääma poliitkorrektseks, väike intriig on hea. Nii et hakkame otsast minema. Tauno, kes sa oled ja mida sa siis Ida-Virumaa ettevõtetele kasulikku teed? Olen Tehnikaülikooli tootmistehnika professor ja Ida-Virumaal me rajame siin uut tööstust 4050 laborit. Ta on juba osaliselt valmimas, seal on siis, minu osa on siis keerukas tootmistamine, mis puudutab keerukate toodete väljaarendamist, 3D printimist, 3D skaneerimist ja selle rakendamist tootmises. Kas sa võiksid lühidalt avada, mida see 4.0 ja 5.0 tähendavad ka neile, kes võib-olla ei tea, mida see 4.0 ja 5.0 tähendab? 4.0 tuli meie maailma siis, kui Saksamaa hakkas teadvustama, et on tarvis rohkem teha koostööd ja tööstus 4.0 ongi siis andmete kasutamine tööstuse paremaks juhtimiseks ja see eesmärk oli saada siis täielikult automatiseeritud tootmine. Nüüd 5.0 on samm edasi, et tuli välja, et tegelikult on tarvis ka inimesi. Meil on siin ka laborist tulnud juurde robotkoerad ja robothumanoidid ja nende juhtimiseks ja õpetamiseks ja haldamiseks on vaja inimesi, et see tööstus 5.0 ongi inimese keskne ja loov lähenemine, et Argo rääkis, et lihtsalt AI ja ei aita, kui sul pole nagu õigeid andmeid, et see inimese osa tähtsus siin on väga suur. Ja mida siis sinu käest saama hakkab, et kui siin ettevõtja istub saalis, sina oled siin, siis sinu töö tulemusena valmib see et? Praegu on põhirõhk on digitaalsete kaksikute väljatöötamisel ja jällegi siin koos Karjaga ka, et tuleviku tööstus 5.0 labor, et me oleme arutanud siin Töötajate Liidu esimehega, et mis on Eesti tööstuse probleem, et tööstusettevõtted ei julge nagu investeerida õigetesse asjadesse, et võib-olla see Eesti ettevõtete tootmisvõimekus võiks olla parem, kui nad investeeriksid kaasaksesse tehnoloogiasse ja läbi selle oleksid tootlikumad. Et see ongi see koht, et meil on siin Virumaal tekib näidislaborid, võib-olla ka tuleb kus ikka näidistehas, et mis siis julgustab ettevõtteid proovima ja katsetab läbi need uued tehnoloogiad, mis võivad alguses olla natuke ehmatavad või ootamatud. Ja mis aja pärast see valmis saab? Ta valmib pidevalt, et 2029 on viimane termin. Nagu 29, et ei ole nagu Tallinna linn, et kui valmis saab, siis tuleb Ülemiste Vanake. Lähme järgmise mehe juurde, Karl Kruusamäe. Tere! Ma eeldan, et küsimus on sama, ehk siis, et kes ma olen, kust ma tulen ja mida ma Ida-Virumaal teen. Et olen Tartu Ülikoolis robootika kaasprofessor, ennekõike uurin inimkeskse robootikaga seonduvaid valdkondasid, mis siis muu hulgas tähendab ka professor Otto poolt mainitud tööstus 5.0. Kui me nüüd tuleme Ida-Virumaa konteksti, siis panused on ennekõike Tartu Ülikooli Narva kolledžil ja seal on toimumas päris mitu tegevust paralleelselt. Üks väga oluline edusamm on see, et just sellel sügisel käivitus uus magistriõppekava robootika ja andmeteaduse rakendused, kuhu siis esiteks õppekava tuli ilusasti täis. Esmane tagasiside kõigilt õppejõududelt on see, et väga põnev ja tugev rühm, inimesed, kes siis õpivad erinevaid robootika ja andmeteadusega seonduvaid valdkondasid, on seal siis nii IoT ehk värkvõrgu rakendused, mikrokontrollerid, muidugi arusaadavalt nimest tulenevalt ka siis masinõppe ja robotite juhtimine.
nii selle õppekavaga seonduvalt kui ka sellega paralleelselt käiva teadusteemaga on täna Narva kolledžisse värvatud mitmeid uusi inimesi nii Eestist kui ka väljastpoolt ja hetkel on käimas ka hankeprotsessid selleks, et kevadest käivituks täiesti kaasaegne robootika teaduslabor, kus siis on võimalik nii regiooni teadlastel kui ka ettevõtetel oma ideid valideerida, arendada. Nii et asju, mis toimumas on väga palju. Nii et kui üks mees teeb nagu tehase otsa, siis sina teed seda, et oleks inimesi, kes seal tehases töötada oskavad või? Jaa, seda kindlasti, et see on nagu peamine selline õppekava väärtus ja mitte ainult see, et oleks inimesi, kes tehases töötada oskavad, vaid ka, et oleks inimesi, kes looks uusi tehaseid, kes alustaks uusi ettevõtteid, mis siis põhinevad sellel teaduspõhisel tootmisel. Selge, aitäh. Hans Orru. Nii, mina on siis keskkonnatervishoiu professor Tartu Ülikoolis ja ka tegelikult kestliku arengu keskuse juhataja. Ja mõnes mõttes võib-olla olengi siin kahes rollis. Mina tegelen rohkem inimestega. Me väga palju robotitega ei tegele, aga teinekord need robotid võivad inimestega stressi tekitada ja stress omakorda mõjutab vaimset tervist. Mida me oleme nüüd Ida-Virumaal ka näinud, et need muutused võivad tekitada ebakindlust. Et selles mõttes, mis meist saab, et mis tekib, kas mul on tööd. Kui sul ei ole tööd, see on ikkagi meeletu stress tegelikult inimese jaoks, et tal ei ole võimalust ennast väljendada, et see ebakindlus on suur probleem, millega me ühelt poolt püüame tegeleda, et kuidas seda vaimset tervist parandada. Mis me oleme veel teinud, et Ida-Virumaa ei ole üks UFI piirkond maailmas või Euroopas, et neid on väga palju enam, et neid on ligi 100 siis üle Euroopa, et me kaardistasime ära tervise kõikides nendes UFI piirkondades üle Euroopa, et siis meil oleks ka võrdlusmeet, kuidas me teistega hakkama saame. Ja kui me vaatame meeste tervist võrreldus riigi keskmisega, et siis see on Ida-Virumaal Euroopas kõige halvem. Et just meeste tervis Ida-Virumaal on tegelikult päris suur probleem. See tuleb mitmest komponendist, et üks on selline nii-öelda keskkonnasaaste, millest me palju oleme rääkinud, millest väga palju vähem on räägitud, on tegelikult töötervishoid, et mis on Eestis väga halvas seisus, sest see on ainult erasüsteem, et Eesti riik leidis, et väga palju raha võib säästa, kui lükata see kõik näiteks ettevõtete kaela, aga nüüd on see tulnud tagasi, et meil ei ole näiteks teadusuuringuid, et meil on tervisekontroll, aga kuidas seda parandada, et see süsteem mõnes mõttes puudub, et selles mõttes ettevõtjatele sõnum, et terved töötajad on väga olulised, et nad on efektiivsemad, et sulle tundub, et sa kulutad raha mingitele mõttetute asjadele, aga tegelikult see tuleb lõpuks ikkagi sulle siis tagasi. See teine roll, mis ma mainisin, on siis kestliku arengu keskus, et kuigi me räägime nüüd võib-olla rohkem julgeolekust ja muudest asjadest, siis tegelikult see kestlikkus, see ei ole kuhugi kadunud. Et maailmas ikkagi endiselt see teema on laual, sest mis see kestlikkus tähendab, et jällegi, et me oleme säästlikumad, võib-olla see säästavarand on inimestele ka arusaadavam, et need samad ressursid on piiratud. Et kui me selle nii-öelda põlevkivi ressursi ahju ajame, siis tegelikult sellest ei saa neid keemiatooteid toota või fosforiit, et see on ka täpselt samamoodi varu ja seda on mõistlikum säästlikult kasutada. Samaaegselt võttes arvesse selle sama keskkonna ja siis inimese tervise. Kuhu maani teie need uuringusuunad siin ulatuvad, sest Enn Lusti ettekandest me kuulsime väga huvitavaid taaskasutusprojekte, et kuhu teie omad küündivad? Ja, et kui me võtame siis kestliku arengu, siis kuhu iganes. Selles mõttes, et tegelikult kestlikus arengus igaüks leiab selle nii-öelda oma kestliku arengu eesmärgi. Aitäh! Järgmiseks on mees, kes jumal tänatud aastal 2012 ei saanud lavakasse sisse ja hakkas teadlaseks. Karle, mis juhtus ja mida sa nüüd teaduses teed? Mis juhtus? Lavakasse astudes olin liiga lühikene, 5 sentimeetrit, konsaga sokeid jalga panemata hommikul. Aga mida ma teen? Ma olen siis TalTechis doktorant noorem teadur ja asun siis Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis.
Hetkel tegelen oma doktorantuuritööga, mille eesmärk on siis luua tööriist, mis baseerub masinõppel, et kiirendada ja parendada tööstusrobotite programmeerimist, et anda võimalus tööstuse ettevõtetele selline võimalus, et nad saavad oma tööstusroboteid paremini, efektiivselt ja kiiremalt programmeerida, vajamata selleks siis inimest, kes tunneks seda robotsüsteemi läbi ja lõhki. Ja ka kuulun õiglase ülemineku fondi raames siis ühte granti, mis on protsessidele adapteeruvate süsteemide loome ja digikaksikud tööstus 5.0 kontseptsioonis. Ehk siis, kui sa oma töö ära teed, siis meil on kasu see, et? Kui ma oma töö valmis saan, siis on olemas tööriist, kus me saame digitaalses keskkonnas ehitada üles protsessi, robotiseeritud protsessi ja öelda siis ChatGPT laadis, mida ma sellest protsessist tahan ja siis meile luuakse tööstusroboti programmikood, mida meil on võimalik siis ühe hetkega saata tootmisesse ja see kohe hakkab toimima ja samas me saame tööstuses reaalandmete peal teha ka uusi õpinguid või masinõppemudelid treeningut edasi, täiendada seda ja muuta siis protsess adapteeruvaks erinevatele tootmislahendustele. Väga tore. Ja nüüd on meil mees, kes on kõike seda kuulanud ja ise töötab Hansas. Kas seda kõike, mida siin lava peal räägiti, on üldse vaja? Kõike on seda väga vaja. Aga tere minu poolt. Mina olen Juhan ja tulen siit samast Narvast ja juhin sellist ettevõtet nagu Hansa Mechanics, mis on üks siis Eesti suurimaid raske mehaanikat tootev tehas, kus tõesti on vaja tehaseid, on vaja õpetada neid inimesi, kes seal tehastes töötavad, neid lahendusi, aga me oleme need inimesed, kes need kasutame kõike seda. Meil on hetkel 4 robotit, 5 on tulekul, Eestis seda tehnoloogiat olemas ei ole, just lähme kohe Rootsi seda uurima. Ja neid inimesi veel vähem, kes neid oskaks kasutada, Eestis ka olemas ei ole, koolitame. AI lahendused kasutame juba paljudes kohtades, ka robotite programmeerimistel. Muidugi sellist varianti me ei näe, et sa saadad programmi kuskilt tootmisesse ja see läheb kohe tööle. See võib-olla, ma usun, et tuleb äkki 30 aasta pärast. Jutt võib hea olla, aga tegelikult päris elu nii ei tööta. Isegi tänapäevaste kõige arukamate AI lahendustega, need on väga kaugel sellest, väga kaugel. Nii et kui sina vaatad sellele teadlaste tööle otsa, siis mitme aasta pärast sina seda kasu enda jaoks näed ja millistes aspektides see kasu võiks saabuda? Mina usun, et seda näeb isegi tänasel päeval juba, kus siis koolitatakse inimesi, kes tulevad baasteadmistega, ettevõtted võtavad üle ja koolitavad edasi. Aga ülikoolide töö ongi lihtsalt anda tudengitele baasteadmised. Ja siis peaks küsima ka, et kas sa oled selline nagu hea ettevõtja, kes võtab tudengid ära niimoodi pärast ülikooli lõpetamist või sa oled selline, kes juba niimoodi poole õpingute pealt hõivab nad ära ja... Ma ütlen, et ühed parimad insenerid on võib-olla teiselt kursuselt. Nii et ma saan aru, et tingimus on see, et 3. ärge laske, jah? Ei, me väga soosime, et käiks, õpiks edasi. See on kõik meie poolt väga soositav. Aga tänapäevas inseneride puudusega me juba nopime välja need heldemad pead nii varakult kui võimalik. Ma natuke nüüd norin ka, et kuna siin üks rääkis, et ta oma laborisse võttis siin humanoidid ja robotkoerad, et siis Ahal on üks robotkoer ja Isamaa Liidul oli isegi Tartus üks robotkoer, kellega hääli püüti, et kuna nüüd humanoidid ja robotkoerad siis tööstuses võiksid nagu kasutust leida? Nende kohta ma ei oska midagi öelda. Aga lükkame selle asja käima, et äkki sa oskad öelda, et mis nende kasu võiks olla? Eesti on olnud hästi innovatiivne riik, et 2011 osteti 500 elektriautot Miev ja jaotati Eesti peale laiali, et võib-olla tulevikuprojekt on see, et ostetakse 500 robothumanoidi ja antakse, et näiteks 10 robotit sulle, et kasuta.
ja siis nad on sul ukse taga ja ütlevad, et tavaliselt see robot omaneid trambib kõvasti jalgadega ja ütleb, et siis, et I am here. Et kuidas neid kasutusse võtta, et see teadmine tulebki laboritest. Kui vaatame maailma, siis Hiinas rahvaarv väheneb, aastal 2100 on seal 800 miljonit ainult ja nad on plaaninud, et suur osa tööjõust korratakse humanoidrobotitega. Et paratamatult see mõõtab ka meid siin Euroopas, et me vajame rohkem inimesi, kes suudavad neid kontrollida, juhtida, arendada. Näiteks Rootsis on praegu võetud juba 5 patenti robothumanoidi arendamiseks ja Rootsi on siis sellega see patentide esikümnes robothumanoidide vallas, et kui me suudame siin laboriga saada 6 patenti, siis oleme Rootsist ees. Ma võib-olla siit omalt poolt lisaks selle nüansi, et kui me räägime robotiseeritud tootmisest, siis on siin nagu 2 äärmust. Üks on see, mida me oleme kogenud viimased 40-50 aastat, ehk siis need nii-öelda tööstusrobotid, suured, massiivsed kobakad, väga struktureeritud keskkond on ju. Sisuliselt kogu tootmine ongi ehitatud selle ümber, et mida robotid võimaldavad teha, mida need konkreetsed robotid, mis on siis suudetud valmis ehitada. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et meil on väga ägedad YouTube'i videod robotkoertest ja humanoidrobotitest, siis see probleem, mida nende robotitega üritatakse lahendada, on see, et tegelikult kõik muu tootmine ja kõik muu elu väljaspool siis neid rangelt struktureeritud tootmishooneid on kohandatud inimestele. See tähendab treppe, see tähendab seda, et käepidemed on täpselt sellel kõrgusel, kus keskmise inimese jaoks on nad mugavad ja uksed on täpselt nii suured, kui on keskmise inimese jaoks. Ja olles ka ise näiteks teadlasena külastanud erinevaid tootmishooneid, siis need kohad, mis on automatiseerimata täna, need on tihtipeale automatiseerimata just sellepärast, et sinna ei ole seda mugavat lahendust. Inimene saab viia mingisuguse kasti kergesti trepist ülesse, aga tööstusrobot ei saa sellega hakkama. Ja siis need robotkoerad, humanoidirobotid saavadki kõige esimeses etapis võtta vaikselt üle just neid ülesandeid, kus täna on nagu sunnitud käik inimese kasutamine. Mitte see, et see inimesel on tohutu eelis seal masina ees, vaid inimene on lihtsalt anatoomiliselt korrektne selle keskkonna jaoks. Ta saab hakkama selle uksega, ta saab hakkama selle trepiga. Ja nüüd tuleb see robotkoer, tuleb see humanoidrobot ja saab selle mõneti tüütu ülesande inimeselt ära võtta. Aga see eeldab veel jätkuvalt arengut, et võib-olla veel kiire remark siia juurde, et ma olin hilisteismeline, kui ma vaatasin Boston Dynamicsi videosid interneti aknatest, YouTube'i polnud veel leiutatud, kusagilt said mingi MPG faili, põrisev robot kõndis, mitte ei sõitnud, diiselmootor oli küljes ja läbis seda raskesti läbitavat keskkonda. Tundusid müstilised videod, kohati koomilised ja näed, täna 40 aastat hiljem, või ütleme minu vaatamise hetkest 20 aastat hiljem, aga teades nüüd hiljem, et nad hakkasid selle asjaga tegelema 80 lõpus juba. Et siis piltlikult öeldes 40 aastat hiljem nad on jõudnud sellesse kohta, et kogu inimkond võtab neid nagu mingil määral tõsiselt. Nüüd peaks Hansu käest küsima, et sina uurid inimese aspekti, et kas selline inimese robotkoera või robothumanoidiga asendamine on nagu asi, mille me sotsiaalse keskkonnana üle elame? Tegelikult ma tahtsin kõigepealt ühte teist aspekti, et ma mõtlesin selle peale, et miks kus oleks robotid kõige paremad terviseseisukohast, kui nad teeksid ära sellised tööd, mida inimesed ei taha teha. Et kuhugi mahuti sisse minema ja siis mingit koksi seal käsitsi maha kraapima või kohad, kus on olnud ka tööõnnetusi, kus on väga kõrge temperatuur. Et kas robotid on ikkagi piisavalt unikaalsed tegema sellised nii-öelda töid, mida kogu aeg vaja ei ole, aga väga, pigem robotid teevad selliseid asju, mida on monotoonsed tööd, aga just, et nad oleksid ka loovamad ja et me saaksime neid saata sinna, kuhu me tegelikult ise minna ei taha. Et see oleks võib-olla kõige nii-öelda kasulikum, kui me jõuaksime ühel hetkel selleni. Kas see on ühiskondlikult kasulik? Ida-Virumaa paradoks on see, et kui me võtame rahvastik 1980 ja nüüd prognoos 2030, 50 aastaga vähenemine 50% on. Et tegelikult see on nagu väga tõsine probleem. Jah, meil on vaja inimesi juurde,
ei ole inimesi võtta, siis robotid võib-olla mõnevõrra aitavad kaasa, aga samaaegselt ka, ütleme, inimestele me peame leidma tegevused, nad ei tunneks ennast selles rollis, et robotid asendavad neid, et pigem, et nad oleksid siis nende abilised. Johan, ma pean nüüd küsima, et kas see, mis siin räägiti nende humanoidide kohta, nüüd nagu sinu vaatevinklist tundub loogiline või mõistlik? Ei. No aga miks? Me räägime mingist kaugest tulevikust, aga meie probleem on isegi tänapäeval eelmise põlvkonna arenduse juhtida. Meil ei ole võimalik võtta tänapäeva tehnoloogiaid kasutusse, et neid kasutada, sest meil pole inimesi teadmisi ja me räägime ja õpetame midagi, mis on nii kauge tulevik, et mis seal point on. Küsiks teistpidi, et kui pikka perspektiivi siis ette üldse üks ettevõtja vaatab, ehk kui teadlased elavad siin nii-öelda grandi ja võib-olla 30 aasta kauguses nii-öelda visioonis, siis kus elab üks ettevõtja? Meie elame 3 aasta vaates. Ehk siis kõik see asjad, mida saab 3 aasta raames käiku võtta, see on see, mis on ühe ettevõtja huvi. Meil on ka pikemad sellised plaanid, aga me teeme 3 aasta plaani. Näiteks praegu meil ongi 3 aasta plaan, on tugevalt automatiseerida. Ja nüüd on tulnud üks terve ports küsimusi siin, mida ma nüüd ütleks, et vastab see, kes tunneb, et on õige koht vastata. Ja siin on olnud väga selge küsimus, et kas Eestis üldse on kuskil AI ja inimmeeskond, niisugune segameeskond töös, kas üldse niisugust kohta või tehast või laborit on olemas? Me kasutame jõudsalt AI-d nii suurte freespinkide programmeerimisel, robotite programmeerimisel ja kontori igapäevatöös, kus kõiksugu aruandlusi, analüüse, tehnoloogilist protsesside arvutamistel. Aga ta täna on kasutusel kui abimees, mitte kui iseseisev agent, kes midagi teeb? Ta on väga hea abimees. Aga agendina veel kellelgi kasutuses ei ole? Ilmselt mitte. Aga nüüd on küsimus, kas saalil on küsimusi tekkinud või kas keegi tahab vastu vaielda või kaasa rääkida? Nagu ikka, pärast kohvipausil oleks ikka pidanud küsima, on ju? Ei ole. No näed, Slido läks ka restardile. Oi, kui paljud on küsinud, milline on ülikoolide reaalne kasu ettevõttele? See vist on sulle. Kõige suurem kasu on ikkagi need uued inimesed, kes tööturule tekivad. Et ülikoolid õpetaksid, ettevalmistaksid meie noored, et nad oleksid valmis tulema meie uusi ettevõtteid looma, nendest töötama ja edasi arendama. Ja siis on teine pool küsimusest ka, et kas uurimustöö tulemusi on teil õnnestunud üldse, Eesti teadlaste uurimustöö tulemusi on õnnestunud teil rakendada? Ei, me ei ole. Aga mis puudu jääb? Mis jääb puudu? Minu enda vaatepunktist mõtleks, et kõige rohkem ülikoolidel on puudu praktiline osa. Teooria on tugev, aga väga vahestel ülikoolidel on praktilised kogemused tööstuses. Et kus me räägime siin sellest twin-süsteemist, kus programmeerid midagi arvutis valmis, juhid seda arvutiga, siis no ma olen kõikjal käinud, kas või ma just hiljuti käisin Rootsis ühes kõige uhkemas tehases, kus ma elus kunagi käinud olen. Isegi seal pole ligi lähedast asja, mis me räägime mingisugusest kaksikust. No aga mida nüüd teadlased vastu ütlevad selle peale, et kuidas seda praktikat siis saaks tuua või kas ettevõtjad saavad midagi selleks teha, et see praktika tagurpidi tagasi ülikooli tuleks, et kui teie juurest lähevad tudengid tööstusesse, siis äkki peaks mõni nende tehnoloog tulema teie juurde ja selle praktika tooma? Ma arvan, et ma võin oma kogemusest siin kommenteerida seda niimoodi, et esiteks ma arvan, et on väga hea, et tegelikult nii-öelda ettevõtte esindaja on selgelt välja öelnud, et see tööjõud, need teadmised, mis saavad ülikoolist tulla, on üks kõige vahetumaid ja praktilisimaid väärtusi. Et sellega ma olen ise 100% päri ja olen näinud ka nii meil kui ka mujal maailmas seda, et tihtipeale kõige parem moodus, kuidas uued teadmised ja tehnoloogiad saavad liikuda ülikoolist ettevõttesse, ei olegi mitte see, et ettevõte tuleb, tellib midagi ülikoolist ja siis ülikoolis valmib mingisugune
asi, toode, teenus ja see läheb kuidagi ettevõttesse, vaid tihtipeale ongi just needsamad ideed, mis rändavad koos inimestega, ehk siis, et ülikoolis omandavad teadmisi noored tahtejõulised inimesed, kes siis võtavad need värsked, kohati ka ulmelised ideed ja viivad need ettevõtetesse. Ja see muidugi ei tähenda kohe siis, on ju, et see humanoid robot hakkab tootmishoones ringi käima, aga see tähendab, et vähemalt see perspektiiv on seal taustal olemas. Nüüd teise aspektina ma arvan, et seda nüanssi, et räägitakse, et ettevõtluses on hästi palju vaja praktilisust ja ülikoolid on liiga teoreetilised. Ma ise ei sõnastaks seda niivõrd teooria praktikaskaalal, vaid et pigem on see küsimus selles, et kus me oleme tehnoloogia valmiduses. Et on täiesti mõistetav, et ettevõtted tahavad valmis tehnoloogiat, vähemalt midagi, mis on väga lähedal valmis tehnoloogiale. Ja kui me küsime enamus ülikoolidest, siis nad kõik ütlevad, et nende nii-öelda see tegevus lõpeb kusagil seal tehnoloogia valmiduse tasemel 4, 5, heal juhul 6, 7. Ehk siis, et ülikoolid ei olegi oma olemuselt need organisatsioonid, kes pakuksid valmis lahendusi. Alati peab olema seal kusagil vahel keegi, kes teeb selle tehnoloogia siirde ära, et sellest saab valmis lahendus. Et ma arvan, et see on olulisem nüanss, mida märgata kui see, et kusagil on teoreetiline või praktiline lähenemine. Ehk siis, kes selleks peaksid olema spin-off ettevõtted või? Tegelikult nii Saksamaal kui Suurbritannias on sellised nagu õppivad tehased, mis on ülikoolide juures, kus siis saavad praktilises protsessis osaleda nii tudengid kui ka täiendõppel insenerid, et see oleks see lahendus, mida võib-olla siin Virumaal tasuks ka veel mõelda. Enda meenutusest, et mina olin 89 olin praktikal Normas, pärast 2 nädalat stantside projekteerimist tuli büroojuht, ütles, et kas sa jalgpalli mängid? Ja algasid Norma sisemeistrivõistlused. Et täna ütleks, paneks selle robot-humanoidi mängima enda asemel. Ma siis küsin norivalt, et kas ma saan õigesti aru, et nii nagu kunagi neid näidissofoosisid ja näidiskolhoosid, nüüd oleks meil vaja ühte näidistehast või? Ta ei ole päris näidistehas, ta on ikkagi nii-öelda õppitehas, et ta toodab, aga see tootmisprotsess, kui sa teed vigu, siis selle eest ei võeta juhatajat maha ametist. Aga see, kes katab kahjumi, et see on segane veel? Tegelikult kahjumi katavadki need õppurid, et tavaliselt tullakse õppima, kui on hea õppitehas üle maailma, et see osalestustasu või õppimistasu katab selle. No võt siis. Ja ma selle kohta on öelda, et ma olen täiesti nõus, et ülikoolid peavad õpetama järgmist visiooni või mis võiks olla tänapäeva uus tootmine. Aga minu meelest selle jaoks natuke ära unustatakse tänapäeva tootmine. Et paljud üliõpilased tulevad tööturule nii, et nad arvavad, et juba robotid lendavad tehases ringi ja miks meil pole neid. Nii et ülikoolid peaksid oma õpetusesse pisut rohkem ka ajaloole tähelepanu pöörama. Ja tänasele päevale, mis tehnika tänasel päeval näiteks Eesti Vabariigis on, mida kasutatakse ja kuhu ettevõtted oma tegevusega, mis suunas nad on. Selge, aga meil on saalist esimene küsimus. Et Argo Rosin olen ja Tehnikaülikooli teadusprodekaan ka inseneriteaduskonnas, et teema on väga huvitav. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et mina teadusprodekaanina näen alati seda vaadet, et jube lahe on, kui uurimisrühmast inimene asutab iduettevõtte. Toob järgmise 2-3 aastaga sinna iduettevõttesse mitu miljonit eurot. Ühesõnaga ta saab teadmise, mis maailmas lendab. Et ta peagi isegi Eestis lendama. Et siin ongi nagu lõhe, et teisest küljest küsimus on pigem see, et me vaatame nagu 30 aastat, võib-olla mitte alati 30-15 aastat ka, ettevõtja vaatab ainult 3 aastat. Maailm on hästi kiires arengus, tehnoloogia ja ärimudelid vananevad äärmiselt kiiresti. Kas 3 aastat on ikka piisav vaade ühel ettevõttel tulevikku? Ma esitan nüüd sellise intrigeeriva küsimuse. No mida Hansa kostab? 3 aastat on strateegiline
Me muidugi vaatame ikkagi pikas plaanis, kuhu me minna tahame, kus me tahame olla võib-olla 5 või 10 aasta pärast. Aga kuna äri on nii muutuv, näiteks ma toon näitena, et meie oleme kasvanud viimase 2 aastaga üle 20 miljoni eurose käivet juurde võtnud. Uusi tooteid, uusi kliente, täiesti uusi tehnoloogiaid, uusi pinke. Sa ei saa nii pikaks ajaks plaani teha, sest elu muutub nii kiiresti. Nii, aga nüüd me oleme läinud hästi tehase ja pinkide keskseks, aga inimesed, kes tahavad õpetada masinaid ja teisi inimesi, kuidas teie seda tulevikku nüüd näete? Ma saan aru, et 30 aastat ja 3 aastat on perspektiivid, et mida nüüd ühele ettevõtjale pakkuda 3 aasta perspektiivis? Ma ei tea. Jah, ma kommenteerin ikkagi, kuna ma õpetan ka tudengid, et meil on ka sellised teemad nagu tulevikuoskused ja ülekantavad oskused, me ei saagi anda selle inimesele kõike teadmisi, et pigem ongi, et me peame teda õpetama, et kuidas õppida ja kuidas need uusi teadmisi. Natuke kommentaar, et meil oli ka näiteks ajakirjanikega, et teinekord, et miks mingid teemasid ei käsitleta ja seal tuli ilmselgelt välja, et ajakirjanikud ootavad, et me läheme nende juurde ja meie ootame ülikoolis, et ajakirjanikud tulevad meie juurde. Ja siis tegelikult me kunagi kokku ei saa. Et võib-olla ettevõtetega on ka, et teie ootate, et me tuleme teie juurde valmis toodetega ja tegelikult ülikoolis me ootame, et ettevõtjad koputavad meile ukse peale ja küsivad, et nii, et mõelge midagi, tellige midagi. Et puudu on pigem ka sellised platvormidest, et kus me kokku saaksime. Et mis näitame, mis meie teeme ja mis on teie siis ootused. Et ülikoolis me istume laua taga ja tegelikult me ei tea, kuidas ettevõttes toodetakse. Et me ei suuda ka kõige kursis olla, et ongi, et siis rohkem suhtlust pigem on puudu. Nii et ma saan aru, et ettevõtted võiksid panna väiksed siukesed stipendiumid välja, et saad minna väiksele tehase kümblusele kuuks ajaks. Ja, et kindlasti tänane pärastlõunane ekskursioon on ka teadlastele silmi avav, et näha, mis tegelikult tehakse, mitte mida me artiklitest loeme. Mart? Ma tegelikult tahaks pakkuda, et me tegelikult teeme palju koostööd kutsekoolidega, ülikoolidega, õppekavadega, paljud meist on õppekavade nõukogudes, aga siuke võib-olla pakkumine, et teadlased tuleksid ja veedaksid mitte 2 tundi tehastes, aga tulge veetke paar nädalat. Võtke aeg ja tulge vaadake 1 nädal, 2, mida tehakse ettevõtetes. Mart. Kas te maksate ka selle eest? Kui käed külge löötis ikka, aga ma usun, et ülikoolid ise ka õpiksid sellega hästi palju, et mis need tänapäeva vajadused on. Ma muidugi filmidest olen näinud, et esimene kord on tasuta heades ärides. Aga Mart. Meil on siin ennult küsimus. Ei, mul ei ole mitte päris küsimus, vaid mul on natukene kommentaar. Seda vahelüli praegu täidab nõndanimetatud tööstusdoktorantuur ja tööstusmagistrantuur. Ja see sõltub nüüd sellest, kuivõrd koostöö valmis on ülikool suurettevõttega ja kuidas ta on nõus panustama selle ettevõtte kasvu. See sõltub väga tugevasti sellest, millise ettevõttega ja kui suurega on tegemist. Mõne suure ettevõttega kohe mitte kuidagi ei õnnestu seda saavutada, et ta hakkaks kasutama uusi kaasaegseid meetodid ja uusi kaasaegseid tehnoloogiaid, sest tema ütleb, et temal on need tootmisliinid, tema peab garanteerida tootmise, ei tule kõne alla. Aga samas on Eestis tekkinud näiteks 3-4 sellist kõrgtehnoloogilist ja elektrokeemilist tootmist, mis on sõna otseses mõttes koostöös välja arendatud ülikooli ja ettevõtte vahelises koostöös. On see Elkogen, on see A2 Elektro, on see Stargate Hydrogen ja nemad tõesti tulid DRL5 tasemelt ja hakkasid seda DRL5 tasemelt väikses arendama DRL6, 7, 8, 9 välja. Nii et see sõltub väga tugevasti sellest, milline on selle ettevõtte ideoloogia, tahtmata nüüd minna ettevõtetega tülli, aga osa olete ikka väga konservatiivsed. Aitäh! Ma nüüd läks siuke ettevõtja versus teadlased, ma pean nüüd ikkagi selle küsimus ära küsida, et kus kohast leiab neid tööstusdoktorantuure? Need on ainult Tallinnas, Tartus või kus neid leiab? Ülikooli juurest tuleb otsida.
Olete te kursis, et siuke koht on olemas? Ei ole. Ettevõte peab ka ise olema nõus teatud oma know-how ülikoolile ette sisse andma ja ettevõte peab olema nõus, et ülikool taotleb selle asja peale litsentsi, autoritunnistuse ja seda pärast saab hakata ettevõte seda kasutama. Kui on ka sellised ettevõtted, kes tulevad kohale, ütlevad, ei, me ei saa avalikustada isegi seda ettevõtlusdoktoritöö teemat. Ja siis ülikool juhendab seda doktoritöö teemat niimoodi, et ta teab, millega tegeldakse, aga absoluutselt avalikkus ei tohi sellest mitte midagi teada. Mis on minust ka täitsa üks selline küsitav koht. Kas ikka on nii õige? Aitäh! Nii. No ma keemia kohta ei oska öelda, et me oleme tootmisettevõte, et me toodame detaile. Aga ütleme koostöös, et tulla, vaadata, teha projekte koos, igati nõus. Et, meil on tehased Narvas, Tallinnas, Tartus, Pärnus, nad Eesti. Et näiteks Tartu tehasesse võite ka minna ja seal on, ma võin öelda, et Hansa Tartu tehas on Eesti üks kõige automatiseeritumad, kõige uuema tehnoloogiaga, mis üldse maailmaturul on. Et sellest hetkel veel edasi minna, tegelikult ma isegi ei tea, kas kuskil on. Et ma pigem ikkagi soovitaks ülikoolidel tulla külla. Enn Lust väidab, et ta on käinud, aga ei saa seda, mida nad küsivad. Nii, aga me oleme nüüd jõudnud teise vestlusesse, mida te jätkate pärast kohvipausil. Ka füüsiline kontakt on lubatud, aga meil on tulnud teine kommentaar saalist. Et ma tahtsin seda öelda, et enamus tänapäeval minuealisi teadlasi ja nooremaid omavad ettevõtteid. Ma võin öelda nii, et ma 30 aastat tagasi hakkasin tööstusautomaatikat koolitama Eesti tööstusettevõtetele. Ma arvan, et omaaegsed tööstusettevõtete automaatikad on kõik minu koolituselt läbi käinud, siis kui Siemensi kontrollerid näiteks koolitas. 96. aastal tegelesin tehisintellektiga pilditöötluse tasandil. Et ma arvan, et siin on teatav tõde selles, mis ütles Enn Lust, et ettevõtted on Eestis natuke liiga konservatiivsed, see ei puupru, et seda mitte võtta isiklikult, aga kipub see olema just niimoodi nendes väiksemates ettevõtetes. Samas see probleemi püstitus on väga hea ja ma küsingi nii, ma ütleks niimoodi, et ei päästa ainult see, et me tuleme sinna ettevõttesse. Teadlane võib tulla väga lennukate ideedega ja ta lööb pea lihtsalt ära selle esimese takistuse peale ja ongi kõik, silm sinine kõik. Ühesõnaga tuleb sealt lönta tagasi. Kuidas me saaksime ühele põrandale kokku kõige paremini, mis võiks olla see lähenemisviis? Et mina vestlen lihtsalt paljude ettevõtetega ja üritangi selle probleemi nendelt nii-öelda tangidega välja kuidagi rebida. Aga mis võiks olla see lähenemise viis, mis meid tooks palju rohkem üksteisele lähemale? Ma ei tea, ma pakuksin, et oleks pidev ühtne aeg koos. Et ei oleks nüüd ühe korra aastas külastus, vaid see, et saadakse tihemini kokku, ettevõte räägib oma muredest, ülikool mõtleb kaasa, tehakse koos projekte, et rohkem suhtlust üksteisega. Ma korraks siia segaks vahele, et see on hea point küll, et saame rohkem kokku ja kõike seda, aga kui asi läheb, mis ma olen ise näinud, on see, et kui me lähme reaalselt projektile, hakkame teostama projekti, siis ettevõtte poole pealt tekivad igasugused tulekahjud, mis tegelikult pidurdavad selle projekti loomet ja teostamist. Et see on minus ka väga suur probleem, et
ettevõttes puudub see arendustiim võib-olla, kes nagu mõtleks seda ettevõtte, kes oleks see suhtluskanal siis ettevõtte ja siis selle ülikooli teadlaste vahel, et kes suudaks seda paremini siis manageerida. Et see projekt ei veniks, mis on nagu ettevõtete jaoks probleem alati, et see teadlased püüavad hästi pikalt seda asja teha, samas me ei püüa, aga tegelikult ongi see, et tekib mingi tulekahju, see projekt läheb pausile ja siis selle taaselustamine on niisugune väga karm asi minu arust. Kindlasti see suur tõsi on taga ja ettevõte peab töötama, müüma, oma inimestele palka maksma, tihtipeale on väga palju tulekahjusid, millega tuleb tegeleda, hoida neid lisainimesi juures, aga siis firmad peavad tegema tarka tööd, mis toob sisse raha. Tarka tööd nõuab automaatikat, investeerimisi, tarku seadmeid. Hans, sina tegeled vist ettevõtjate jaoks kõige vastikuma tegevusega ehk siis töötajate õigusega ja tervisega ehk kõige sellega, mis toob kaasa ainult kulu ja võib-olla kunagi ka tulu. Ehk siis, et kuidas sina näed, et kas ettevõtjate see mõttemuster, et see on kulu või see on investeering, et kus see täna nagu sinu jaoks radaril on, et kas see oleks veel niisuguses vanas kulumustris või juba näekse selles nagu väärtust? No, täna hommikul siia sõitsin raadios kuulasin, kuidas ikka Tööandjate Keskliit püüab võidelda keskkonnaregulatsioonidega, et need ikkagi tugevalt takistavad nende siis tööd. Eelmine nädal olin kohtus tunnistajaks siis Kiviõli keemiatööstuse suhtes, kes tegelikult keeldub aastaid neid regulatsioone täitmast, mis talle siis ette on seatud. Et minu eesmärk on inimest kaitsta, ka töötajaid kaitsta ja tegelikult ettevõtte jaoks on see kulu. Et ta näeb seda keskkonnakulu, nii-öelda ma praegu maksan selle eest, aga kõik ravikulud selle katab riik. Et tegelikult see vastutus on kuhugi mujale siis suunatud. Aga mis siis võiks olla lahendus, et inimesed saaksid ühele laua taha kokku ja saaksid rääkida? Kunagi ammu leiutati niisugune asi nagu Rotary klubi, kus käidi lihtsalt üksteise juures külas söömas, on igast konverentse, foorumeid, kas siin Ida-Virumaal on ka mingisugune täna toimiv meedium, kus te kokku saate peale selle konverentsi täna siin või ongi niisugune asi vaja luua? Mis on teie tunnetus? Võib-olla ma siin Vidriku, Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskuse esindajana siis ütleks seda, et me korraldame aastas, ma arvan, 3-4 seminari ja kutsume ettevõtteid kogu aeg kohale ja räägime, mis me teeme, kuulame nende muresid, aga probleem on suuresti selles, et teemad on küll erinevast eluvaldkonnast, aga kirja registreerunud on palju, aga füüsiliselt kohale tulijaid on tollel päeval üsnagi vähe. Et see on minu arust probleem. No siis ma küsin niisuguse, võib-olla keegi tahab veel eelmist küsimust kommenteerida? Ei, ma küsin natukene lapsesuulikult, aga ma ei tea, minu elukogemus ütleb, et ametlikul kohtumisel saab oluliselt vähem teada ja oluliselt vähem kui näiteks saunalaval. Ehk siis, et kas mitteametlikumad kohtumised võiks tuua suurema tulemuse ja suurema osavõtu? Jaa, kindlasti, sellepärast on kohvipausid igal kohtumisel ju väga vajalikud ja online kohtumistes sa räägid ainult ametlikke asju, aga tõesti tahtmata, et need asjad areneksid, et siis tegelikult, mis me ülikoolis ka näeme, et ettevõtjad peaks olema ka valmis rohkem investeerima teadusuuringutesse. Et praegu tegelikult loodetakse, et me leiame mingi grandid ja keegi teine maksab selle eest, aga tegelikult mis Eestis veel vaja parendamist see, et ettevõtjad tuleksid, me koos arutaksime, mis võiks olla see lahendus ja nad oleks ise ka valmis rohkem selle eest maksma. Nii, aga meil on veel üks suur küsimuste ring ja nüüd ootan kõigilt vastust, lähme järge mööda. Seda on 8 inimest laikinud. Millised ootused on teil kohaliku omavalitsuse või poliitikakujundajate esindajatele? Kas on mingid reeglid vaja muuta, mingid infrastruktuuri rajada, mingid avalikke teenuseid teha? Kas on mingi takistus, mida seadusloojad ja võimulolijad saavad eemaldada, et selline teadus paremini tööstusesse siirduks? Jah, et siin on loomisel nüüd filmitööstuslinnak, et võib-olla tuleks ka selline nagu õppijatehase rajamine siia kasuks, et oleks see kontakt tõesti parem ja sinna ka saun juurde, mida siis robot kütaks.
Ma tooks välja selle, et miski, mida me tunnetasime juba enne selle õiglase ülemineku fondi tegevuste algatamist, oli see, et kui räägitakse Ida-Virumaale uute teadmiste toomistest, uute inimeste toomisest, siis oli näha, et meil ei pruugi olla selliseid baasteenuseid, millega me oleme ära harjunud näiteks Tartus ja Tallinnas. On see siis rahvusvahelised lasteaiakohad või koolikohad, samamoodi kaasaegsed korterid. Et ühesõnaga, see on väga oluline asi, mis täna natukene ilmselt pidurdab ka selle targa tööstuse ja elukeskkonna loomist. See on ülimalt raske küsimus, et ma arvan, et praegustel seadustel ei ole suurt viga midagi, et me lihtsalt peame mõtlema, mis on meie eesmärk täpsemalt. Ja siis teinekord jah, me täidame neid seaduseid, võib-olla Eesti seaduseid mitte, aga teinekord ikkagi ka ametnikud peavad näitama, et nad on vajalikud. Kui sa ütled sellise lause, et me peame mõtlema, mis on meie eesmärk täpsemalt, kas see tähendab seda, et riik peaks seadma mingisuguse sihi või suuna, et kas me täna riigina oleme sihitud? Jah, sest riik vahest ütleb, et see poliitika peaks tulema alt poolt, aga ütleme, et suurteks muutusteks teinekord on vaja ülevalt poolt mingit initsiatiivi. Väga äge, nii. Tõesti keeruline küsimus selle koha pealt, aga kui vaadelda, et mida oleks vaja muuta, siis ma arvan, Karl Kruusamäe tõi väga kenasti välja, et see hoonestus ja infrastruktuur ja niisugune poliitiline vaade selles suunas, et olekski need rahvusvahelised koolid ja asjad, nagu on Tallinnas ja Tartus, aga mõnes mõttes võib-olla natukene vähe teisest eluvaldkonnast, et lihtsustada mingeid just infrastruktuuri lisamist linnapilti, mis linnaametnikele võib tunduda, et see on linnaruumi pilti rikkuv, aga samas meile väga tähtis, et seal teadust teha midagi taolist. No mina pakuks, mida omavalitsused teha saaksid või riik teha saab, kuidas näiteks Ida-Virumaale tahaksid inimesed rohkem tulla. Miks tahaksid ettevõtted siia tulla? Et me kõik teame, et ühiskond vananeb, inimesed vähemaks. Automatiseerime, aga inimesi ikka vähemaks. Kuidas saada nüüd need inimesed siia? Mis toob inimesi Tallinnas siia? Narvas maksab soojus 40% rohkem kui Tallinnas ja Tartus. Sa maksad oma kodukulude jaoks rohkem. Ettevõtete jaoks kulud on suuremad. Inimesed peavad suure vahemaa siia sõitma, uusi korterid pole, mingisuguseid soodustusi ettevõtetele pole, arendusabisid, laiendamisabisid pole. Ma saan aru, et kõik, mille kohta sa ütled, pole, seda oleks vaja. Jah, et just mis tooks need inimesed ja ettevõtted siia, kui ettevõtluskeskkond Tallinnas ja Tartus on parem. Ja ma pean sinu käest küsimas ühe palju laike saanud küsimuse ka, et kui palju tehisintellekti ja robootikat jääb täna Eestisse tulemata sellepärast, et ettevõtted ja ülikoolid teevad lihtsalt koostööd liiga aeglaselt. Mis sa arvad, mis on su hinnang? Ma ei oska öelda, kas liiga aeglaselt, et väga palju tehnikat jääb tulemata sellepärast, et meil ei ole neid inimesi, kes oskaks tehnikat kasutada. Sellega ma olen nõus. Aga kas see on nüüd ülikooli töö välja anda täis spetsialist tööle. Ülikooli minu meelest ülesanne on ikkagi õpetada baasteadmised, inimene õppima, edasi arendama ja anda võimalikult heade oskustega inimene üle siis ettevõttele. Ma ei ütleks, et nad kuidagi aeglaselt seda teevad. Ja nüüd on viimane kõige populaarsem, tänase päeva kõige populaarsem küsimus, on saanud 13 laiki. Ja see on küsimus teadlastele. Anonüümus on küsinud 32 minutit tagasi, kas robotkoerad koos tehisintellektiga võiksid tulevikus poliitikaid asendada ja mida ütleb selle kohta teadus? Hästi kiire remark lõpetuseks. Võib-olla mitte robotkoer, aga võib-olla humanoid, et meil on võimalik humanoidi kaugmanuluse teel juhtida, et kui sa ei jõuagi sinna Riigikogu istungile, et siis sa lihtsalt broneerid endale humanoidi, paned virtuaalprillid
pähe ja lähed istud seal ja teed oma valikuid nii nagu päriselus, aga natukene mõnusamas ja hõlpsamas, kodusemas olukorras. Ja, praegusel hetkel ütlen ei, sellepärast et praegune AI pigem sünteesib olemasolevat teadmist, aga meil on vaja uusi ideid. Midagi täiesti uut ja seal on inimene ikkagi veel parem. Ma olen liiga vähe poliitikat nii-öelda reaalselt näinud ja kogenud, et ma oskaks öelda, mis see töö sisuliselt nagu endast kujutab, et öelda, et kas me suudame. Nagu ei olegi väga midagi teha või? Ei ole ise poliitik olnud, seetõttu ma ei tea, mis on selle töö tõeline iseloom. Küll aga ma saan öelda, et teaduskirjandusele põhinevalt on ju erinevad tehisarumudelid näitavad üles väga inimlikke omadusi. Ehk siis ilmselt on väga palju selliseid ametikohti, kus tehisintellekt on mingil määral võrdväärne. Kas me seda tehisarumudelit usaldame, see on omaette küsimus. Robotkoerast rääkides me oleme viinud kokku siis Unicorn Squad õppe 10-aastased tüdrukuid ja pannud neid robotkoera programmeerima, et on saanud hakkama, et ma usun, et poliitikud saavad ka hakkama, et ei ole küsimust. Selge, sellega lõpetame tänase paneeli, teeme meie panelistidele suure aplausi. Aitäh!